me vägisi kogu aeg liigume selle generatsioonide teemani, sellepärast, et see generatsioon, kellele kuulub see mega suurte struktuuride loomine ja me tegelikult peame mõnes mõttes sellele, mitte mõnes mõttes, vaid täiesti otseselt sellele generatsioonile ülitänulikud olema, sest et nemad tegelikult olid nii tugeva ürgse sellise ellujäämisinstinktiga ja mingi sisemise teadmisega, et vaatamata kõigile jamadele ja koledustele elu ikkagi on olemas ja ma tahan elada. Nemad tegid otsuse. See on see generatsioon, kes sündis seal 40ndate keskel kuskil kuni siis 60ndate keskpaika. Sest kujuta ette, kui jõudne oli tolleaegne periood, eks ju, kõik oli maha lammutatud. Ega kujuta ette, aga ma räägin, sest me ei ole seda ise oma silmaga näinud. Me nüüd praegu näeme ainult televiisorist, mis toimub Ukrainas, eks ju, või mõnes teises riigis. Aga siis toimus see kõik siin samas meie enda kodus ja kujuta ette, kui suurt sisemist tahtejõudu see nõuab nagu sellisest olukorrast nagu üles tõusmine. Ja paratamatult selles ei olnudki seda sellist, nagu tihtipeale selle aja inimesed ütlevad, niisugust tilulilu. See loominguline pool oli suhteliselt selline mitte avaldunud tavainimises. Ja kõik oli ikkagi see toore jõuga peab ja võtta ennast kokku. Ehk siis see raamistik ja struktuur oli ülijäik, sinna ei mahtunud nagu muid võimalusi väga palju. Ja kuna nüüd sinu vanemad tõenäoliselt on sündinud seal pigemini kusagil 60ndatel. Ja, 60 lõpus. No vot, et see on see X-generatsioon. Tegelikult 70 isegi vist on see õige number, aga jah, 60-70. See on X-generatsioon, nemad on sündinud seal 60ndate keskel kuni siis 80ndate päris alguseni. Et need on siis esimene selline generatsioon, kes füüsiliselt ei näinudki seda sõda, eks ju, ja on kasvanud lihtsalt nende vanemate, kes nägid nende vanematega koos. Ja nendes on küll selline väga suur tahtmine juba siin maailmas midagi muuta, sest et nad ei viitsi kogu aeg ja lõputult ainult seda ideoloogia juttu ja seda sõjaõuduste juttu kuulata, sest see tegelikult väsitab ju lõpuks ära. Aga see struktuur, mis tuleb koos vanematega, on veel nii tugev ja see on nii võimas, et nagu ei oska ka teistmoodi, sest et mind on ju niimoodi õpetatud. Häda on lihtsalt selles, et isegi kõige väiksemad ponnistused nagu teha asju teistmoodi. Enamikes kodudes, 99% kodudes, ma olen jumala veendunud sellest, neid ei võetudki vastu. Ehk siis vanemad ei aksepteerinud, et laps tahab teha midagi teistmoodi. Ja sellest generatsioonist muuseas pärineb meie kõige jõulisem ja vingem selline ohvrimeelsuse seisund. Sest et meie vanemad kogesid väga tugevalt seda, et ma tahaksin tegelikult teistmoodi teha, sest juba nagu hing ihkab, juba päike nagu tõuseb kõrgemalt ja ma tahaksin ikkagi ennast rohkem väljendada, aga niipea, kui ma seda tegema hakkan, siis ma saan vastu pead. Sa ei kuulu, sa ei mahu raamidesse ja nii edasi, nii edasi. Ja võt nende tänaste patsientide puhul nüüd, nende vanemad on võt need samad, need X-generatsiooni vanemad, need, kes on ka sinu vanemad. Ja võt see sama, mitte et ma tahaks öelda, et kõik on kangesti nii öelda ohvrimeelsed, aga see alateadlik muster, see, et aga ikkagi nagu peab, sest meie vanemad kasvasid veel väga jõuliselt selle fooniga, et nii, ikka siitmaalt siiamaani ja nii peab. Ja see kontroll oli nagu kohutavalt tugev ikkagi. Täna kõik need uued generatsioonid, kes sünnivad, ütleme siin, need setid, kes tulevad sealt kuni aastani 2012, ehk siis enne seda juba seal 90ndate keskelt kuni aastani 2012. Need on selline minu laste vanus. Tead, nad on nii palju sirgema seljaga, ehk siis millest ma praegu räägin? Ma räägin praegu tegelikult sellest, et vaata, me oleme üsna sellistest nagu, vähemalt minu jaoks siiamaani praegu üsna maistest asjadest rääkinud, aga nende generatsioonide taga on tegelikult hingeteadvus, ehk siis sealt tulevad sellise teadvusega hinged, kes on lihtsalt juba erksamad, kes on eredamad, kes on puhtamad. Teatud maani
oli selline lammutajate periood, ehk siis lammutajad olid see alates sellest X-generatsioonist, nemad juba hakkasid seda hästi jämedat struktuuri lammutama tasapisi, veel väga ei õnnestunud, ja nendest järgmised siis need millennialid ja siis tuleb see Z-generatsioon, et need on kõik sellised järjest suuremad lammutajad. Ja kui me ühiskonnas ka vaatame, mis meil toimub, eks ju, mismoodi lapsed ja noored, kuidas nad suhestuvad, no mina nägin oma kodus ikka väga selgelt, et eriti need 5 lapsest 2 viimast, kellest üks sündis siis 2000 ja õigemini see oli siis 4, eks ju, ja 5 sündis siis 2004. Nad on kuldsed setid. Ehk siis sellised totaalsed vanade süsteemide lammutajad. Sind pannakse reaalselt niisuguste faktide ette, et sul ei jää lihtsalt mitte midagi üle. Sa kas, kui jääd raiuma seda, et my way või highway, eks ju. Või siis sa võtad lihtsalt kätte ja lihtsalt usaldad, et okei, on nii. Et no raske on küll, aga ma lihtsalt pean usaldama, et see, mida ta praegu mulle väljendab, et see ei ole see koht, kus ma nagu piiki pooleks raiun. See on uus, mida ma veel ei tea lihtsalt. Yeah. Ma ise olen 91. 91? Jah, sündinud. Okay. Ja ma näen ka, et mina olen kindlasti nagu mõne mõttes pere must lammas esimesena on. Mul on 2 nooremad venda ka nüüd, kes on alles Nad on täielikult mustrimuutjad. Nagu... Iga järgmine generatsioon nendest nagu järjest tugevamalt. Ja see on ülivajalik tegelikult. Aga sinna järgi tulevad veel 2 generatsiooni. Üks on siis alfa, kes on seal alates aastast 2012, kes on sinu laps tõenäoliselt. Ei, mul on, mul on 2019. Aha, ei, alates 2012 kuni 25, 26. Jah, siis ta on seal, jah. Ja, see on alfa. Ja nemad on juba niivõrd teise sellise hingemustriga lapsed, et see nendel lastel... mis on nende põhiomadus on see, et nad ei kohane enam üldse nende vanade jäikade mustrite ja struktuuridega. Ja see tuleneb sellest, et neil on lihtsalt nii sügav sisemine teadmine, hingetasandi teadmine, et elu põhineb millelgi muul. Ja kujutage nüüd ette, mis meil ju ühiskonnas toimub, kui sa vaatad praegu, kui suured on konfliktid noorte ja vanemate vahel. Suured. See on ebanormaalne täiesti. Ma kuulen selliseid jutte, et vahest ma mõtlen, et looja ma tänan, et mu lapsed on juba täiskasvanud, aga siis on ju lapselapsed. Need jumalikud nunnukesed. Imelised lihtsalt. Aga tulevad ja pööravad sinu maailma pea peale? Tead, ma selles mõttes, eks see on alati niimoodi, et kuskil mingites sellistes perioodides või süsteemides, nende hulka kuulub alati natuke neid pioneere, kes tulevad natuke enne oma aega nii-öelda. Sünnivad varem, et ma olen ka natukene selline pioneer. Et mul on tegelikult suhteliselt tore ja kerge olnud nendega kohaneda. Mina ütlen ausalt, et mulle tohutult meeldisid esimesed 3 aastat lastega kodus olla. Minu meelest oli see maailma kõige ilusam aeg. Ja mul oli nii kahju, et nende 4. ja 5. mul ei olnud enam seda võimalust, sest et elu oli lihtsalt nii suurte mahtudega selleks ajaks. Ja igasuguseid asju oli nii kohutult palju. 4 sündis ka muu hulgas siis sel ajal, kui ma ise alles ämmaemandust õppisin. Et ma küll teadsin, et ta tuleb ja ma üritasin, et see asi ei jääks nagu kooli aja peale. Aga see tema selline nõue ja kutse oli lihtsalt nii tugev, et ma sain aru, et nüüd tuleb see ära teha. Ja. Et mis iganes siis on, ja see on ka nagu alistumine tegelikult. Ja see, et okei, et ma siis lihtsalt ei aja nagu seda oma tahtmist või oma mõtet sinna vahele, sest ma ei tea tegelikult. Ma tegelikult ei tea, miks see on hea, miks ta tõesti siis peab praegu tulema. See tuleb üliselge teadmisena. Ja nii on. Need uued generatsioonid, nad tulevad, need 2 viimast alfa ja beta generatsiooni lapsed hakkasid meile sündima 2025 teisest poolest, sügised paiku kuskil. Ja need saavad olema nagu absoluutselt täiesti teistsugused inimesed. Nemad, nagu nii, need setid ka, teie ka juba ikka väga-väga muudate ühiskonda, aga ma ei kujuta ette, et kui need lapsed saavad ükskord täiskasvanuks, siis meil on absoluutselt teine maailm. Absoluutselt teine maailm.
see on väga-väga huvitav, aga miks see teema mind nagu hästi kõnetab ja miks ma nagu südant valutan sellepärast, ma valutan südant sellepärast, et ma näen hästi-hästi selgelt ka oma praktikas, et see põhjus, miks meil on nii palju selliseid vaimse tervise häireid, ei ole üldse seotud nende lastega, vaid see on seotud vanematega, kes ei ole järele kasvanud. Vanemad lihtsalt ei saa oma vanadest mustritest lahti. Kuni sinna Z-generatsioonini, Z-id on veel sellised, kellele ka meeldib väga teraapias käia näiteks. Aga uskugi mind, need alfad ja beetad, need ei hakka mitte kunagi teraapias, mitte üheski teraapias ka käima, sellepärast, et nad ütlevad, et aga ei ole vaja. Aga elu käib ju niimoodi ju. Minu enda lapsed kunagi, esimesed tüdrukud, kes sündisid 90-ndate, seal 93-95, et mingil perioodil, nad olid siuksed 4-5 aastased, 5-6 aastased, vaatasid mulle otsa, ütlesid, emme, kas sa siis ei tea või? See asi käib ju niimoodi. Täie siirusega, otse, toorelt, sest et see on nii iseenesest mõistetav, sest nad näevad läbi. Nemad enam ei allu sellistele manipulatiivsetele võtetele, et sest vaata, kui palju näiteks süütunnet, kui palju on süütunnet, eriti vanemates generatsioonides. Kui ma seda ei tee, mis siis saab? Aga me jõuame kohe selle isikliku vaimse arengu või selle enese arengu juurde, sest süütunne on seotud sellega, et sa ei ole keskmes. Sa ei ole tunnistanud iseendale oma tegelikke soove. Nüüd järgmine küsimus on, miks sa ei ole elus? Sa ei ole tunnistanud endale oma isiklikke soove. Sest mehed kannavad ülisuurt süütunnet, emad kannavad väga suurt süütunnet. Selliseid mehi minu vastuvõtul nüüd tuleb järjest rohkem ja mul on sellest nii hea meel, sest et nad on just seesama sinu generatsioon. Osad on sutsu vanemad, siuksed juba 40-ndate keskel. Minust ikkagi selline kõva 15 aastat pluss on nad nooremad. Ja nad tulevad ülisiiralt ja on väga nõus, väga sügavatel teemadel vestlema ja väga hea on ikkagi näha, et nad lähevad päris toredate ja rõõmsate nägudega pärast uksest välja. Sest päriselt ka see pidev äng hinges ja see elurõõmu puudus, see on see, mis meid tapab. Aga see tuleb üles leida. Jah, see generatsiooni teema on tõesti on selle nurga, mis sina räägid, on nagu huvitav, et paneb ka mind ja loodetavasti ka kuulajad vaatajad mõtlema. Enne kui me lähme uue küsimuse juurde või jätkame samal teemadel siin, mul tegelikult on sulle mõned pisikesed kingitused ka. Vau, nii tore. Ja esimene kingitus on nagu minu enda ühest teisest ettevõttest. Teine ettevõtte, ma võtan siin silme ette, ma vale juttu räägiks sulle, aga Upgrade Life ja me teeme nagu digikursuseid. Juba siin varsti 2 aastat üritame seda käima saada midagi sellise nurga, mida Eestis veel tehtud ei ole. Ja me teeme siis kursused, mis kestavad 21 päeva ja iga päev on sinu ajaline panus 15 minutit. Teooria praktika. See on video, vaatad ära, kohe läheb praktikasse. Ja erinevad teemad, eks ole, ja meil on üks terviseteemaline ja üks on siis ka ühe Kai Oja poolt on siis enesearmastuse kursus. Ja mul on sulle meie logoga selline hall tühi jooneline märkmik, mida siis saad sodida. Väga tore, aitäh. Ja siis on antud sulle ka kinkekaart, mille sooduskoodi me ei näita, sest see on sulle. See tagab sulle ligipääsu tasuta ühele kursusele. Et kui lähed meie kodukale upgradelife.com, valid sealt endale välja siis sobiva kursused, neid on praegu 2, 3 kohe tuleb, siis lähed ostukorvi, paned koodi ja sul on seal 0 eurot siis see digikursus. Siis saad ligipääsu, tuled e-mailid juba ja hakkad seda läbima, kui soovid või kui tahad kellelegi kinkida, siis see on sulle selleks. Väga tore, aitäh. Just, ja kõigi kuulajad vaatajatest tahab ka minna piiluma, siis te võite minna vaatama. Meil on selleks loodud ka sooduskood Kris Kala, mis annab sulle -20%. Ja siis on mul siuke riideskott, siis mul seisib pikalt Ausad mehe podcasti logoga, aga kuna sealt mu asi alguse sai, siis mul kõrgema pilotaažiga vaimleja. et see on sulle kingituseks siis, et saad siis minna ja vaimelda kuskil. et ma pean sind ennast ikkagi kõrgema pilotaažiga vaimlemaks, et ja nii on ja see on sulle kingituseks ja kui keegi tahab kotte endale tellida, siis Dispak OÜ on selline ettevõte, mis neid riideskotte ja igasuguseid kinkekotte nagu teeb, et sõber Andres on omanik ja
ja tema neid kunagi mulle tegi ja nii, et mingi piiluga. Ja siis on mul sulle veel Million Mindseti poolt raamat 5 sekundi reegel. Mel Robbins. Sul on, ei ole see? Väga tore. Tead, ma ei ole üldse neid uue aja, neid suuri kõnelejaid. Tema on tõesti suur tegelane, TEDxil ka osalenud ja raamatu mõte muuda oma elus sekunditega. See 5 sekundi reegel on see, et ma täpselt sisu ei tea, ma pole läbi lugenud seda, nii kui ma aru olen saa, millest ta räägib. On see, et kui sul on mingi lahkheli kuskil, kas teha või mitte teha, me rääkisime sinuga sellest saate alguses, et kui ma lähen toore jõuga või ma leian siis endas mingisuguse muu koha, ma teen seda ära, siis sa loed 5 ja enne kui 5 jõuad, sa hakkad pihta. Sa ei anna endale seda hetke, et ennast ära rääkida mingitest olukordadest, vaid sa lihtsalt mõnes mitte toore jõuga, aga mõtteviisi muutusega sa lähed ja lihtsalt teed ära sellepärast, et võib-olla on mugav, võib-olla mingi muu asi juures seal, aga sa lähed sellest üle ja sa teed seda ära, sest sul on seda vaja teha. See on sama koht, et siis jääl ütleb, ma tegelikult tean, mis ma pean tegema, ma loen 5 ja ma lähen. See on Million Mindseti kirjastuse poolt sulle eestikeelne raamat lugemiseks ja kui keegi tahab endale saada Million Mindseti kirjastuse poolt erinevaid raamatuid, siis palun million.ee ja sooduskood Kriskal annab sulle -10% kõikidelt raamatutelt. Ja viimane sponsor, kellele mul sul midagi kaasa anda pole, ma olen kaubinud välja ja me üritame siiamaani mõelda, kuidas seda teha. Mul on enda naise aiand. Et tahaks nagu taimi anda, ta on nagu nii tore, suured lilled, eks ole, mida saaks anda, aga hooaeg ei ole veel peale hakanud, miski ei õitse veel, nii et raagus vart ei ole mõtet sulle kotis tuua. Siis keegi tahab minna vaadata garden.ee, siis saab see minna ja kui tahate saada natukene parema hinnaga mingit taimi suuremas koguses, siis kirjuta mulle ja ma leiame sulle mingi lahenduse. Aga tuleme siia tagasi, kus me olime, et mind huvitab see sageduse tõstmise teema. Nii. Sest räägitakse palju. Ma ütlesin, et sellest räägitakse palju, aga noogutasin, et ei räägita. Sellest räägitakse palju. Kas sulle meeldib see saade? Ja mulle meeldib. Ma tean, võin midagi tähele. Jube raske on vastanduvat lauset anda kehakeele ja lausega. Ja, ei. Et mul tekkis error, keha ei taha koostööd teha. Aga sageduse tõstmine, ma ise tegin sellest alles hiljuti ühe soolosaate enda podcasti alt ja mul tekkis nagu selline inspiratsioonivalang, et rääkida, mida minu meelest tähendab olla kõrges sageduses ja kuidas see sagedus üldse nagu, kuidas mina seda defineerin. Ja mul on oma nagu termin ja arusaamine sellest ja ma sain aru tegelikult, üks härra seal hullud hakkas muga kommentaarides vastu põrgatama mulle ja hullud nagu mitte debatti pidama, aga esitas küsimusi ja enda analüüsi ja hästi pikalt arutles ja ma tundsin, ma jooksin kokku, ma ei suutnudki ära seletada talle, mis minu loogika on. Ja ma sain ise ka aru tegelikult, et mu loogikas ilmselt on mingid vead, aga mul on mingi tunnetus, millele ma ei oska anda sulle nagu selgitust sõnaliselt. Ühesõnaga, mis asi see sageduse tõstmine on? Ja kuidas see käib? Selle peale tahaks kohe öelda jälle nii ja niuke lihtne ingliskeelne lause on keep it simple. Ja, aga mis see tähendab, keep it simple? Kuidas sina seda nagu mõistad? Mis see tähendab sageduse tõstmine, sagedus ise ja kuidas siis olla nagu kõrges sageduses? Ja mis siis juhtub, kui ma olen nüüd sageduslikult kõrgemas, ma ei tea, olekus või seisundis? Mis juhtub siis? Mis kasu mul sellest on? Esimene asi on kohe see, et sa pead vabanema võib-olla sellest ootusest, et mis mul sellest kasu on. Sul null seis. Ega oled? On kasu või ei ole kasu, mis vahet seal on. Nii. Kõrgem sagedus. Issand, see on nii, selles mõttes nii keeruline, et ma ei ole mitte kunagi seda nagu iseendast taadelnud. Ma ei tegele nagu otseselt oma sageduse kõrgel hoidmisega, tõstmisega. Sellepärast ma ütlen sulle aus vastus on, ma ei tea. Ma ei tea, kuidas seda tõstetakse. Aga ma tean, mis tunne on olla elurõõmus. Ma tean, mis tunne on olla õnnelik. Ma tean, mis tunne on olla sigakurb. Siis, kui ikkagi kas asjad ei toimi või sa näed kõrvalt mingeid asju ja see armastuse tunne kellegi või mingite asjaolude suhtes on lihtsalt niivõrd suur, et sa kõrvalt näiteks näed, et ta ei plaani seda asja muuta või ja see on, sina juba näed tegelikult, et sa tead, kuhu see viib, aga teine inimene on lihtsalt veel nii pime, et ta jookseb hästi kiiresti ja hästi vales suunas näiteks.
see ei tähenda seda, et ma oleksin dramaatiline ja ka hästi kõvasti nutaksin, see on lihtsalt mingisugune nagu selline hingeseisund ikkagi puhtalt. Ja mis on sageduse tõstmine? See sageduse tõstmine ongi pigemini see, et igal ajahetkel, kus ma kuidagi nagu kukun välja sellest iseendaks olemisest. Sellest heast kohast? Jaa. Sellest iseenda teadvustamisest ja sellest seisundist. Kui ma sealt välja kukun läbi mingite negatiivsete emotsioonide näiteks, siis isegi kui midagi juhtub, teine inimene midagi ütleb ja ma reageerin, ma annan endast parima, et võimalikult ruttu sellest emotsioonist välja tulla. Ja mida vanemaks saad, seda paremini see õnnestub, et kohati on kindlasti juba lausa niimoodi, et ei kukugi üldse. Ja mis on veel hästi oluline, et kõrgema sageduse hoidmise juurde kuulub kindlasti ka see, et sa ei võta isiklikult enam asju. Et see tulebki vanusega. Ja tead, see minu jaoks selles mõttes vanus on saanud hoopis teistsuguse mõõtme, kui ta nagu vanasti oli. Et kui vanasti me mõtlesime seda, et ma ei tea, et sellest vanusest algab see ja lõpeb teine asi ja ma ei tea, siis tuleb mingi pension ja ma ei tea, mis iganes veel kõik sinna lõppu tuleb, eks ju. Siis täna on hoopis teisne vaatenurk minu jaoks, sellepärast, et ma vaatangi asju selle nurga pealt, et ma olen vaata seda välja öelnud ka varem juba, et ma tunnen, et ma ei ole selles elus väga midagi uut üldse õppinud, et enamus kõik nendest asjadest, vaatamata sellele, et need on nagu väga-väga umbes ülikooli teadmised, et need on tegelikult kõik meeldetuletused, ehk siis on vana mälu nagu uuesti nagu taastumine. Ja see kaasneb selle sama iseendaks olemisega või selle hingemälu taastumisega, see ongi see nagu see hingemälu, ehk sul meenub järjest paremini, kes sa nagu justkui tegelikult oled, see enam ei kõneta sind üldse, see tavaline maine inimene, sul hakkavad tekkima väga aeg-ajalt teistes ebamugavust tekitavad küsimused, aga et nii ma läksin nüüd rändama, et kus ma pooleli nüüd jäin. Sageduse ümberlülitumine, jah, et see käib hästi ruttu ja see isiklikult mitte võtmine. Et see on mega hea tunne. Aga päris raske on teha seda praktikas, mitte võtta isiklikult. Ja see ei tähenda seda, et ma suudaks seda iga kord ja kogu aeg teha. Et osad meie kvaliteedid ja ka teatud erivõimed ja erivõime, seda sõna ma kasutan täiesti teadlikult, aga see ei tähenda seda, et sina oled väga eriline. See ei ole see. Erivõime on, ütleme see, kui sul on mingi omadus, mis on hästi palju tugevamalt välja arendatud, kui on mõnel muul teisel keskmisel inimesel. Ja see omadus võimaldab sul hästi tugevalt luua mingisugust uut kvaliteeti, mitte ainult iseenda elus, vaid ka teistega koos mingeid asju luues. Meil tuleb need erivõimed kokku panna lihtsalt oma vahel. No näiteks, oskad sa mingi näituga või äkki... Mis on minu erivõime näiteks või näiteks sinu? No minul ilmselt on see, kus ma neid saateid teen, see on lihtsalt nii loomaomane, see tuleb lihtsalt pingutus, et ma võin tulla otse voodist üles hakata tegema, teen seda sama suurepäraselt kui tunni ajas ettevalmistusega. Aga veel võib-olla mingi näiteid. Mis on minu erivõime? Näiteks minu erivõime on see, et ma suudan lugeda inimese energeetikat. Mis see tähendab? Kuidas sa loed seda või? Ma lihtsalt tean. Ta tuleb mul läbi teadmise ja kui vanasti räägiti hästi palju selgelt nägemisest, siis ma ütlesingi kogu aeg, et mina ei tea, mina küll ei näe midagi. Ma ei tea, ma ei näe. Ja seal samas ma hästi selgelt andsin endale ühel hetkel aru, et kuidas ma saan rääkida selliseid asju, ma peale seda mitte kunagi õppinud, kust ma selle võtan, et ma pean ikka oma suu kinni hoidma. Ma tegin seda väga-väga kaua aastaid ja see teadmine tuli tegelikult kuskil teismeeas juba. Ja siis mul ikkagi sattus teele ette selliseid inimesi, kes ikkagi ütlesid, kohe võtsid nagu natist kinni ja ütlesid, et kuule, see asi tuleb nüüd küll ära lõpetada ja unusta ära. See paratamatult sellise madala enesehinnangu ja mitte iseenda tunnistamise ja tunnustamise juurde kuulubki see, et me ise ei usu. Ja me võime hästi kaua aastaid tegelikult funktsioneerida päris toredate selliste tasemete pealt, aga me ise ei usu seda. Ja eriti veel, kui keegi tuleb ja ütleb sulle ka, et arvesta sellega, et tead umbes nii, et kui mind siin poleks praegult sind toetamas või sinuga mingisuguseid asju siin koos tegemas, siis sa oleksidki mitte keegi.
aga kas me jäämegi seda uskuma? Me mingi perioodi päriselt võimegi seda uskuma jääda ja vot see niisugustest asjadest välja astumine, vot see kuulub ka selle ärkamise juurde. Ei kuula, mis teised sulle ütlevad. Algul hakkad lihtsalt oma peaga mõtlema, siis hakkad tunnetama, siis tulevad tajud juba lahti ja siis ongi hingemälu. Mul tekkis nagu huvi, et ja see võib-olla ei pea, see mitte võib-olla, vaid sa ei peagi tegema, kui sa tahan, aga mis minu kohta loed? Me oleme sinuga kohtunud 2 korda. 2 korda. Me üksteist tegelikult ei tunne, et nagu jälle, mitte et nüüd tõesta mulle, vaid lihtsalt tekkis isegi huvi, et kas sa nagu minu osas midagi tunned või näed või mis sa nagu ja täitsa huvitav, nagu täitsa huvitav, nagu kuidas inimesed mind nagu kõrvalt nagu näevad või eriti kui inimene, kes ütleb, et tal on nagu mingi selge eristuvanne või nagu oskus või teadlikkus inimest nagu vaadata ja mis sa näed või mis sa mõtled? No sinus on ka seda vana generatsiooni mustrit veel päris palju. Ja minu soovitus on lihtsalt see, et lase lihtsalt kogu see kupots maha kukkuda. Milline neist nüüd siis? No just see kontrolli hoidmine ja see üliranke struktuur, sellepärast, et see mitte ainult ei ole sulle kasuks, ei ole ka su lapsele kasuks. Et see on minu meelest nagu kõige suurem argument minu jaoks. Minu enda jaoks näiteks oli, mina väga paljudest asjadest nagu hakkasin teistmoodi mõtlema või vaatama asjadele teistmoodi peale, kui ma sain aru, et kui mina oma energeetikas juba täiesti keha tasandil, see ei ole ainult energias. Vaata, nii kaua, kuni me teeme ainult energias asju, siis me põhimõtteliselt nagu loome mudeleid, mis ei ole ka paha. See on väga-väga oluline, sest mudelid kõik lõpuks realiseeruvad. Ehk siis materialiseeruvad. Aga häda on selles, et nii kaua, kuni sa ei ole kehasse sisse toonud neid oma ideid ja plaane, see tuleb kehast läbi tuua, keha saab kogemuse ja siis sa hakkad välja kiirgama seda uuenenud energiat vastavalt sellele, mis on sinu kehaline kogemus. Selle kaudu sa muudad oma lapsi. See kohe muudab nii, et kui sina parandad nii-öelda iseendas selle mingisuguse väikse kriipsu ära, sinu lastele kohe avaneb sinu teissugune energia, aga siin on veel üks hästi oluline nüanss. Laste ja vanemate vahel kehtib peegeldusenergia, mis tähendab seda, et sa võid ükskõik kui palju oma lapsele rääkida, ta teeb täpselt nii, nagu sina teed. Ta teeb täpselt nii, nagu sina teed ja see kõik kodeeritakse esimesel 3 eluaastal. Jälle, miks ma seda inimese energeetikat olen õpetama hakanud, et päriselt ülisügaval tasandil me õpiksime teadvustama seda, et näiteks kasvõi seesama palju nalja visatud tšakrad. See tšakrasüsteem tegelikult alustab esmast arengut juba looteperioodis ja esimesena tulevad tegelikult ülemised keskused ja raseduse lõpuks me jõuame siis nende alumiste keskuste aktivatsioonini. Ja nüüd, kui beebi sünnib, hingab esimest korda seda välistõhku, siis selle esimese hingetõmbega aktiveeritakse nüüd välises keskkonnas vastupidine liikumine, ehk siis algab kõik sabast, ehk siis sealt sellest juurtšakrast ja siis seda esimest keskust lapsed aktiveerivad terve esimese eluaasta. Aga kujuta ette, seal on turvalisus. Seal on elutahe ja ma tahan ellu jääda. Seal on kõik need teemad. Ja turvalisus on ju põhiteema ju kogu aeg. Nii, teisel eluaastal käivitub järgmine keskus, see on seksuaalenergia, lastel tekib ju kohe, mingid huvid tekivad, mingisugused asjad tekivad. Mõtle, kui oluline on puudutus. Füüsiline puudutus. See, et hoia oma last süles, hoia teda enda ligidal, füüsiliselt, päriselt hoia enda ligidal. Saad aru, mul oli esimene poeg, kes täna on 38-aastane. Ma arvan, et ma olin Eestis üks esimesi, kes hakkas tootma beebide neid kõhu peal kandmise trakse. Sest et mul õnnestus kellegi käest saada tema kasutatud mingi need beebibjörni traksid Rootsist ja siis ma kasutasin neid ja siis mul oli mingi teine mudel veel teistsuguse nagu ehitusega ja siis minu armas ema oli see, kes võttis kogu selle suure töö enda õlgadele ja me tootsime aastaid
lihtsalt niisugune kodune selline, vanasti olid kooperatiivid, eks ju. Ja põhjus oli see, et see teadmine ja tunne, et laps peab kogu aeg olema füüsiliselt minu ligi ja ma tunnistan ausalt, ma läksin selle kande, selle kotiga, läksin beebiga tavalise liinibussiga sõitma, sest autosid ei olnud tol ajal, me elasime Pirita Kosel ja ma arvan, et poiss oli mingisugune 1,5 kuu vanune, 2 kuu vanune ja ma sain ikka sellise rünnaku osaliseks bussis, 3 sellist eakat vene prouat asusid ikka väga jõudsalt hambaid teritama. Mida te teete? See laps lämbub ära. Mõt, et see lähedus peab olema ülitähtis. Esimesed 3 aastat kogu aeg. Laps peab olema sinu ligidal, füüsiliselt sinu ligidal, sa pead hästi palju kuulama teda, sa pead jälgima ja vaatama teda, sellepärast, et lapse energeetiline areng on kõrgem sünnist alates, kui on sinu energeetiline areng. Meile sünnivad kõik lapsed, nad on energeetiliselt arenenumad, kui on vanemad. Ja nüüd sõltub ainult meie vanemast, see sama generatsioonide jutt, mis ma sulle ennem juba rääkisin, see otseselt näitab seda, et tegelikult iga järgmine selline generatsioon, siin ütleme need, kes uurivad neid suuri megatrende, nemad ütlevad, et generatsiooni pikkus on umbes kuskil 15 aastat, 20 aastat, et siin ainult ei loeta nagu seda, et kui palju on näiteks ema ja lapse vaheline vanus, sest et ema võib ka 30-aastane või 35-aastane olla, aga et nende uute selliste psüühikatüüpide ja uute selliste vaimsete arengutega laste sünd algab keskmiselt kuskil selline 15-20 aasta tagant. Ja see 3. eluaasta, kui käivitub siis see lapse tahe, eks ju, et juba tehakse seal natukene seda ei, iga asja peale on see ei vastus, eks ju, ja hakatakse vanematest natukene emalduma ja ma tahan nüüd rohkem nagu oma mänge mängida ja ma ei taha kõike seda teha, mida ema mulle pakub või ma tahan eest ära joosta, kui isa tahab, ma ei tea, mind praegult, ma ei tea, sülle võtta või panna laua taha istuma või mida iganes. Et see oma tahte liigutamine, aga sellel 3. eluaastal käivituvad kõik need mehhanismid, mis on seotud sellega, et kas ma olen aktsepteeritud, kas mind on vastu võetud ja kui sa siis kogu aeg sellele lapsele paned pihta, ära tee seda, ära tee teist, ei tohi puutuda, ei tohi näppida, ära jookse, Ja, tümitad ära. Meil tõmmatakse kohe need keskused kinni ja sõna otseses mõttes, ega need keskused nad peavad lihtsalt teatud avaruses, peab seal ringlemine toimuma ja kui laps on hästi tugevalt hirmu kammitses, siis hirm on see, mis tõmbab kokku, need keskused sulguvad, info ei jookse sealt adekvaatselt läbi, aga need samad tšakrad seovad meie tajuvõimeid, meie kommunikatiivseid selliseid võimeid, läbi 5 meele, haistmine, maistmine, kuulmine, puudutus ja nägemine. Nii. Need tšakrad vahendavad informatsiooni meie sisse ja meie väliskeskkonda läbi selle 5 meele. 5 meelt võtavad vastu ja siis tšakra kaudu antakse sama info edasi. Energia väljas toimuvatest asjadest antakse info sisse kehasse siis. Päris huvitav, tore on kuulda muidugi, et me siis midagi vähemalt... Me lihtsalt kodeerime ennast kohe esimese 3 eluaastaga ära või õigni me kodeerime oma lapsed ära. Et ma tahtsin öelda, ma vist vähemalt selle füüsilise puudutusega tegin siis õigesti, et meil oli ka see kandekotis. Oli küll see, osad vaata need... Kandelinad tulid pärast. Jah, meil oli kandelinad, me kandekoti sobinud, see soonis kuidagi. Võtsime linad ja siis sidusime lapse enda külge. Tehke oma beebidele pai ja tehke ise neile massaaži, seal ei ole võimalik eksida mitte millagiga. Füüsiline lähedus, magage koos esimesed 3 aastat, mitte midagi ei juhtu. Suured inimesed oskate settida, kuidas seda nii-öelda omavahelist aega saada. Jaa, meil oli ilma naljata, meil täna laps läks 6 aastase kooli enne see sügis, klassi pesamuna. Tegelikult tunnistan, et oleks võinud kaubelda riigiga apelleerida, et äkki oleks võinud venitada 1 aasta. Et tegelikult on näha, tal oli nagu alguses väga raske. Ikkagi ta ei ole valmis tegelikult selleks. Mul üldse täna tundub, et nagu, mida arvab endaga, et homme nii vara kooli lähme kõik. Laps alles ju, et nagu
Mul natuke tundub see nii jabur lihtsalt, et lapse põll lõigatakse sellisel viisil ära, et me lihtsalt surume teda lihtsalt kuskile. Mul on tead, ma ütlen üldse selle koolisüsteemi peale niimoodi, et mina tänan Jumalat, et minu lastel on kõik see asi juba läbi. Aga see süsteem ei ole jätkusuutlik ja ma ennustan tõesti ette, mul on selline kõhutunne, et umbes 3 aasta pärast, kuni 5 aasta pärast toimub mingi täielik krahh selles süsteemis. See on juba muutumas ka. Ma nii väga loodan ja ma olen kuulnud juba selliseid asju ka, et tehakse ikkagi mingeid välitunde ja seotakse ja integreeritakse omavahel erinevaid aineid, et lapsel tekiks nagu reaalelu arusaam. Et see ei oleks ainult selline info pähe tuupimine, vaid reaalelu arusaam. Ja minu meelest tuleb täiesti müts maha võtta nende vanemate ees, kes on olnud nii julged ja nii teadlikud, et nad oma selliste hästi kõrgete tajudega lapsi on tegelikult nagu natukene ühiskonna eest peidus hoidnud. Seal kuskil näiteks kooli alguseni või 7., 8. või 10. eluaastani, sest et midagi teha ei ole. Kui nad seda ei oleks teinud, siis nende laste väga suur osa sellisest sellisest puhtusest, sellisest hingepuhtusest, see lihtsalt see ühiskond ei ole praegu üldse veel valmis. Aga mõelge, et need lapsed juba sünnivad. Kõik lapsed ei ole sellised. Päris 100% kõik ei ole. Ma olen nõus ja ma tahtsingi sinna jõuda, et ma näen enda last, mul on nagu hästi teistsugune laps, ma ei ütle, et ta mingi puudega või midagi on, aga ma näen, kui habras ja teistmoodi ta nagu on. Üliõrnad. Ja tütarlaps ka veel on, aga ma ei ole tõesti sellist last veel nagu, teiste nagu näinud. Mul on vahepeal tundnud, äkki mul on vaja abi kuskilt, sest ma ei tule taga toime. Väga tundlikud on. Hästi tundlik on ja ta on reflektor veel, human designi alusel siis. Ja aga meil oli see, et ta oli kuskil äkki oli 5. eluaastani, võib-olla isegi 5,5 magas meiega samamoodis. Ja meie oleks jumala okei oli. Ja lõpuks oma tekiga juba on. Läks kitsaks on ja me panime lõpuks madratsid kokku juba on. Et tema enda madrats tegelikult voodis tõstsime välja põrandale meie madratsid kõrvale ja siis nihutasime aga teile alati meie nagu voodis. Ja nüüd ta on siis viimased aasta otsa hakanud, ta on samas toas, aga teises nurgas vanova voodi, et ta ei tahtnud oma toas magada. Me siis mõtlesime, et ei suru, vaid võimaldame siis nagu nurgadele teha sinna. Tead, aga katseta sinna ka nii-öelda temaga suhtlemisse panna rohkem sellist koostööd ja nagu partnerlust. Sellepärast, et uue aja lapsed, nemad ei allu mitte ühelegi diktaadile. Ma näen seda. Nad ei allu mitte ühelegi süsteemile. Nad üldse ei ole valmis toimima raamistikes. Et nad on väga selge sisemise mingi taju ja teadlikkusega, mida nad võib-olla ei oska väljendada, aga nad tunnetavad selle sisemiselt aru ja nad saavad kohe aru, kui asjad on valesti. Ja siis nad hakkavad protesteerima selle vastu. Aga mida me teeme, me hakkame neid ju suruma sinna sisse. Aga mida me peaksime tegelikult tegema, on see, et vaatamata sellele, et laps on veel võib-olla mõned on alles hästi väiksed, eks ju, need ütleme päris need viimaste generatsioonide lapsed, need võivadki olla seal kuskil olles, ma ei tea, 4-5-aastased, 3-aastased, et pluss siis need uued, kes nüüd hakkasid alles sündima, eks ju, need on veel kõrgemad, et seal on koostöö, seal on ainuke võimalus on koostöö. Ja sa pead tohutult usaldama ja nende lastega suheldes võibki väga sageli olla see, et see laps midagi nagu nii sürri kas tahab või ta tuleb mingisuguse nii ereda ja heleda, ma ei tea, mingi ideega. See tuli ise üldse selle peale, kus ta võtab selle. Esimene asi on kohe, ei, umbes, et sest et sinu piir tuleb praegult ette, eks ju. Aga võt nende lastega on vaja nagu järjest rohkem hakata ise endas seda praktiseerima, et nüüd ma lasen lahti. Okei, tuleb, mis tuleb. Usaldan ja kõik on hästi. See on minu lõppekoht, ma näen seda ka, et ta on päris, ma olen ikkagi kasvanud üles nagu diktatorshipi peal mõne mõttes, ja aga ma olen nagu isale väga tänulik, et see on ikkagi mulle mingid omadused juurde tänud ka. Aga muuseas, meie ülesanne ongi neile struktuuri õpetada, aga me peame neile seda õpetama läbi koostöö. Liiva pehmemalt, ma näen seda. Ja me peame lihtsalt läbi koostöö, sest et nad vajavad struktuuri tegelikult väga, sellepärast, et nende need tajud on nii lahti, et neil on pidevalt selline tunne, et nad nagu kuidagi, vaata ei ole nagu ühtegi toetuspunkti või seina, millele nagu natukene kindlamalt ennast niimoodi nõjatada ja vanema poolt tegelikult peab tulema selline pehmelt edastatud, aga selge struktuur, sest lapsed tegelikult vajavad neid häid piire.
ja ma olen nõus ja teine teema nagu, mis tõidab sisse, sa mainisid kooli, ma tahan siinkohal võtta nagu selle mõneminutilise hetke ja neid alternatiive, neid uuemaid lähenemisi tegelikult täna selles haridussüsteemis juba on. Minu laps, panin ta Emili kooli, ma ei tea, kas sa kuuled Emili koolist, erakool, eks ole, Ülemistel ja see, kuidas seal lastesse suhtutakse või kuidas õppetöösse suhtutakse, nii pole isegi nagu õpikuid või kodused ülesandeid pole. Kõik on koolis projektiõpped nagu hästi elupõhised, kogemuslikud. Lapsed käivad iga päev 4 mis ilmaga lähevad õue terve kooliga, mitte ainult esimene klass, vaid terve kooliga on nagu ette nähtud, et jupiti siis nagu vahetustega minnakse õue ja veedetakse 45 kuni tund aega õues, värske õu käes, tehes midagi koos on seal. Et hästi nagu teistsuguse lähenemisega ja ma näen, kuidas sinna ta sobitub väga hästi. Ma ei oleks elu siis kujutanud ette, kui ma panen ta tavasüsteemi kooli. Ta oleks ära söödud seal. Ma tean seda. Ma mäletan ise, kui ebameeldib mul mingit kohtades oli, ma ei juba siis sobitnud sinna. Nii et mul on hea meel, et on olemas sellised koolid ja kui keegi tahab piiluda, siis minge vaadake emilikool.ee ja minust see lehekülg, et sellest aastast 2026 aasta sügisest alustab esimene gümnaasium ka veel ja esimene 9. lõpetas eelmisel aastal ja kujutate ette, sõltumata sellest, et neil on oma lähenemine õppetööle asjadele, siis eksami tulemused olid väga head. Ehk siis näitab jälle vaata, et meil ei ole vaja jätkata enam seda sama nui 4 mingit süsteemi. Saab ka teistsuguste lähenemistega jätkata samasuguste tulemuste, kus inimene on ühiskonnas adekvaatne, saab midagi hakkama ja aru. Mina ei ole haridusspetsialist ja ma ei oska seda öelda, mida ja mismoodi nad peavad tegema, aga selline üldine, puhtpsühholoogiline ja inimlik lähenemine. Et me peame ju aru saama, et kõik lapsed ei ole ju haiged või ebanormaalsed. Aga vaadake, mis toimub. See on ju päris kole ju. Et kuidas nagu me ei mõtle selle peale, et äkki me ise teeme midagi valesti. See on ikka viimane asi, mida sa otsa vaatad, et äkki mina teen valesti ja kõik ümberringi on vale. No nii on. Nii on, need. Aga see ongi see, et vaata siis endaks olemine, me jõuame jälle jutuga täpselt sinna meie kohtumise alguse juurde tagasi, et see kus sa võtad ise vastutuse ja see ise enda tunnetamine ja usaldamine, et see, mida ma tunnen enda sees, et see on õige. Ja sa ei anna seda kellelegi ära, mitte kuskilt. Sa saad aru, nii, see on see asi, mis ma pean praegu tegema ja sa paned fookuse sinna. Just. Vanema seas, vaata, kus me oleme nagu inimesena teadlikumad juba, on seda lihtsam teha. Mina hakkasin ka ennast ju kuulama väga noorelt. Aga nendel lastel on see sünnipäraselt sees. Just, aga me ei lase neid, vaata, meil nagu ei kuule neid, sest meil just tundub, et ta on laps, mida ta ikka teab. Et aga see, ma just näen seda, mulle täna, kui peaks kirjeldama asju, mida ma olen nagu oma lapsega nagu teinud teadlikult teistmoodi ja see ei ole see koht, et ma olen teinud nagu sünnist saati mõelnud, et ma nüüd tahan eristuda, vaid see valikud on tulnud minu naise ja vestlusest seest selles kohast, et mulle ei sobi, kuidas on siiamaani olnud või kuidas on meiega olnud, me tahame teha teistmoodi. Lihtsalt kas või eksperimendi mõttes ja mingi tunne on. Nii palju asju on teistmoodi tehtud. Ja kurat, kus on ümberringi inimesi mul, mitte siis ainult sõbrad, vaid ka tuttavad või üldse, kes nagu ikka pidevalt tahavad anda mulle aimu, et tead, sa ikka teed ikka vigu, Kris, oma lapsega, et ikka pead ikka nii tegema, naa tegema ja siis ma näen, siis ma saangi kõrvalt aru, aga fakti, see sinu asi on. Sa ei saa aru sellest, mida ma praegu teen, ma lähenen meelega teistmoodi asjale. Kui palju sina oma last kuulad? Kas sa tead, et sa oled elus praegu? Jah. Tunned ise? Saad aru, mis tunne see on? Jah, ongi ja see ongi see vaba tunne, elus tunne. On ju see, et kui sa tahad küsida, et mis see elulisus on või see elus olemise tunne või see hinge nii-öelda hingeühendus või mis oli see teine asi, mis sa ütlesid, et üks oli hingemälu ja teine sõna oli mingi teine, mis sa küsisid, see oli ka äkki see hingetasandiga seotud, et vaat see sama ongi see tunne. Teen seda, mis tahan, mul on õige. Ja sa hakkad usaldama seda tunnet, mis su seest hästi selgelt välja tuleb ja ära lase kellelegi ennast ümber rääkida. Ja kui eksid, siis eksid. Mitte midagi hullu ei ole, saad ümber mõelda ja ongi kogu lugu. Aga ma saan aru, vahest on lihtsalt need riskid on suured. Ja vahest on süsteemid, mis põrkuvad väga tugevalt vastu sulle. Ja see ongi raske koht. Aga jällegi ma olen seda meelt, et
ma olen väga seda meelt, et see enda autentsus ja endale kindlaks jäämine on, ja ma ei ütle kuidagi egoistlikult ega nuljaks, et ma nüüd löön peaga vastu seina, peksan veriseks ja lähen läbi seina, vaid see, ma tean, kui mul on selge nägemus ja tunne, et nii on, siis ma lihtsalt lähen ja valin selle. Vaatamata sellele, et sa tunned selle ära, sa ei lähe ikkagi ju toore jõuga ka. See ei ole toore jõuga minemine. Et toore jõuga minemine on see, kui sa teed puhtalt ainult mõistuse tasandiga mingi otsuse ja siis nui neljaks jääd seda ühte sama asja räppima, eks ju. Aga kui sa teed nii-öelda nüüd selle hingeteadvuse pealt, siis sa tead, et see on absoluutselt oluline ja vajalik asi, mis tuleb ära teha. Puhtamas kohas ka, noh. Ja sa teed selle ikkagi täiesti sellise, ma arvan, et see on väga ilus sõna, see puhtama koha pealt, sa teed selle oma südamest ära ja mis on veel üks hästi ilus väljend, mida ma ise küll kasutan harva, aga see on selline elusväljaline. Sul tuleb elulisuse tunne, sa saad kohe aru, okei, nüüd on kontakt praegu on see kontakti hetk, praegu ma olen kohal ja tekib kohe nagu elusväljaline selline ruum sinu ümber, aga see tekib sinu enda seisundist tulenevalt. Jah. See on nii äge vaadata praegu, milline sa olid meie vestlust alustades ja milline sa oled praegu. No ma ei saa. Sul on täiesti teine nägu, sul näoilme on teine. Mis ma enne olin siis? No näost on, saad sa aru, võt seda sama kuidagi mingit nii sellist, ütleme, et asjast mitte nagu veel arusaavale inimesele on see sõna nagu tavaline, et mingisugune müstiline asi. Et kui ma su näkku vaatan, et siis ma nagu saan sinu näoilme kaudu, saan aru. Et mis sinu sees nagu toimub, ma ei peagi nagu muud seda keha nii palju nagu vaatama, aga näost juba loed välja. Ja siin ei ole see, et ma ei tea, võtad lahti mingi hiromantia raamatu ja siis, kui tal on silmad niipidi või naapidi, et siis ta on see või siis ta on teine. Ei ole, see tuleb nagu mingi intuitiivne selline tajuga. Ahah, okei, tal on need asjad, tal on need asjad, tal on need asjad. Ja nüüd sa mingil hetkel sa pöörad. See elusus tuleb sinu sisse tagasi, sa oled iseenda sees, sa oled rohkem joonduses iseendaga, iseendaks olemisega. Ma olen väga selle iseenda moodi olemise etalon. Ma mõistan, mis sa nagu räägid. Väga äge. Ma arvan, et see inspireerivam, ma arvan siin kuulates, et nagu lihtsalt ma ise näen samamoodi küll, kuidas me ühiskondlikult ka ja aeg-ajalt ka ise kukud sinna, kus ma siis nagu ei usalda ennast või julge päris lõpuni mina ise olla, aga üldiselt ma olen seda nagu teinud väga pikalt ja ma alati ütlen inimestele ka, et inimesed on küsinud siin saadetes minult ja siis on küsinud külalistelt kommentaarides ka, et kuidas siis nagu, kuidas ennast nagu usaldada ja seda kontakti endaga suurendada, et see intuitsioon või sisetunne oleks nagu parem ja elu oleks tervem. Ja mul on alati see, et nagu tee see esimene tunde pealt tegutsemine, tee neid 10-20 korda. Hakka neid asju tegema, mis sulle meeldib teha. Ja siis hakkad nägema ju seda ka, kuidas sa reageerid ja kuidas maailm reageerib. Siis sa saad ju kinnitus, et töötas, ma võisin usaldada ennast. Tead, see on natukene see probleem, et me tuleme sellest ühiskonnast või sellest ajaperioodist, kus ütleme niimoodi, et praktika oli jumal. Et me lihtsalt läksime, meile anti mingisugune hulk praktikaid ja siis me pidime nagu lihtsalt neid tuimalt nagu tegema ja siis umbes, et nüüd tuleb mingi oskus või mingi kvaliteet hakkab meis arenema. Aga tead, see on täpselt samamoodi nagu meil kehas, nagu seda energeetikat niimoodi iga natukese aja tagant jälle resetitakse. Siis täpselt sama on selle õppimisega ka, et nüüd me oleme tegelikult läinud järgmisse sellisesse resetti, me oleme tegelikult meeletu aja praegult nende igasuguste praktikatega juba tegelenud ja nüüd tuleb tagasi tagurpidi jälle see energia mööda meie keha nii-öelda. Kõik see tuleb kehasse tuua ja see tähendab ainult füüsiliselt oma elu, oma igapäevase elu kaudu, võt see sama praktikatega saavutatud tase, see tuleb nende tehnikatega, ütleme niimoodi, nende tehnikatega saavutatud tase tuleb nüüd praktikasse panna läbi keha, seda tuleb elama hakata. See ei ole enam see, et ärkad hommikul üles ja ma ei tea, teed seal näiteks kõigepealt tund aega meditatsiooni või teed kõigepealt mingisugust seda, teist või kolmandat. Füüsilised harjutused ja see kõik on okei, seda nagu heas mõttes seda kõike võib uuesti ja rahulikult edasi teha.
aga see ei ole enam see nagu vanasti, et näiteks sa läksid iga nädal sinna joogatundi selleks, et noh, teha neid ja neid harjutusi nii palju kordi, sest et noh, vaata need vanad kurud, kõik nad on ju andnud meile erinevaid igasuguseid küll mantraid, küll mingeid muid taolisi asju, et tee rohkem, noh siis sul need asjad hakkavad tööle, eks ju. Nüüd tuleb need ellu panna, see tuleb ellu rakendada, kaua võib rääkida, tee oma süda lahti. Ja mis see tegelikult nagu tähendab praktikas on ju? Et noh, tuled koju, süda lahti, tähendabki seda, et ma olen rampväsinud, ma lihtsalt ei jaksa ühte kätt jalga ka enam tõsta või ükskõik mida iganes teha. Aga praktikasse panna on südames, või no see südameenergia nii-öelda või see, mida sa oled seal õppinud, eks ju, nendes loengutes ja ma ei tea, koolitustel, mida iganes. Praktikasse panemine on see, et sa tuled koju ja ütled ikka normaalse häälega tere ukse peal ja lähed teed oma kallimale musi näiteks ja lapsele pai ja küsid, kuidas su päev on läinud ja võt see on praktikasse viimine. Ehk siis see inimlik tasand, noh, selline hea inimese heaks inimeseks olemine, see võib tunduda ülilihtne või mis mõttes, mismoodi mis oli menne halvad inimesed, ei olnud. Meil on vaja täna nii palju suuremat tundlikkust. Muidu me keerame need järgmised põlvkonnad pekki lihtsalt. Vabandust, nii on. Meil on vaja rohkem kohaloleku võimet, meil on vaja tugevamat närvikava kui nende asjade jaoks, mida me tegime vanasti. Kuidas toetada oma närvisüsteemi, vaata, et su enda kehas oleksid asjad korras, eks ju. Hoia oma suhted korras teadlikult. Tee ikka aeg-ajalt selliseid asju, ma ei tea, eksperimenteeri või natuke intrigeeri ise ennast, ehk siis käi natukene nendes äärmustest, sest et ainult äärmuseid kogedes väikesel viisil, see ei pea olema kogu aeg seal ühes otsas, vaid aeg-ajalt sinna äärmusesse minek on see, mis laiendab nagu seda meie kogemust ja see laiendab meie võimekust taluda. Aga keha, et saaks ära üldse taluda, ta vajab, et oleks hästi toidetud, et ained oleksid olemas ja nii edasi, nii edasi. See on nii kompleksne, see on nagu 100 asja korraga ja meil on ju siiamaani öeldud niimoodi, et ära tee 100 asja korraga, tee ükshaaval, enam ei saa. Nüüd enam ei ole võimalik niimoodi lahterdada, et kõigepealt teeme seda, siis teeme teist. Nüüd on vaja teha kõik asju korraga ja selle pärast on oluline aru saada. Ära tee mitte rohkem, vaid tee täpsemalt. Rohkem tegemine ei päästa. See, et sa töötad veel rohkem tunde, ei päästa. See, et sa, ma ei tea, tood veel suurema kotitäie toitu koju, ei päästa, sest et noh, need asjad, mis riknevad, isegi kui neid on palju, nad riknevad kõik korraga nagu nii samal ajal. Ja sul on pärast hästi palju riknenud toitu näiteks. Ma tee täpsemalt. Näiteks loobu mingisugusest tööst, mis sind absoluutselt täna enam ei kanna ja vali midagi niisugust, mida sa tahad teha. Ütleme, et kui sa päris tervenisti töökohta vahetada, aga hakka alguses kas või hobi korras mingit sellist tegevust enda muu asja kõrvale tegema, mis annaks sulle rohkem seda elususe tunnet. Sest kui seda elususe aspekti ei ole su sees, siis sa hääbudki ära. Me muutumegi nagu sellisteks vaimseteks, ma ei tea, kokku pigistatud sidruniteks. Ja mitte midagi sealt edasi ei lähe. Ma teen ikkagi siit ka siinkohal meeldetuletus üleskutse, et see koduleht oli meil kaiadrikorn.com. Et kui sa ennast ära tunned siin saate lõpus ka veel, et sa tahaksid vestelda ja oma teemadele saada mingitki lahendust või ma tahaks ütlema, kui tahad midagi kogeda, Kai võta siin vastu, kui sa tahad lihtsalt kogeda, nõelravi, see ei käi niimoodi. Kui sul on konkreetselt asi, siis palun kirjuta ja ma usun, et te leiate selle kokkuleppe. Ma siia lõppu tahaks korra mõtlesin, mida ma siia lõppu nagu võtan, sest et on paar küsimust, mida me läbi ei käinud, üldse ei puudutanud. Aga mul nagu tekib tahtmine lihtsalt öelda sulle, et kas sa mis ise tahad öelda siia? Me oleme sinuga vestelnud 2 tundi ja 15 minutit. Issand jumal, kes ei jaksab kuulata seda pärast? Ja, kuulatakse, küsitakse ka 4-tunnised episoode. Aga et 2 tundi ja 15 minutit on hetkel meil täis. Mis sa tahaksid siia veel öelda, enne kui me selle nüüd täitsa kinni paneme ja hivasti jätame, et kas on midagi sellist, mis on jäänud ütlemata, kas sa tahad midagi täiendada, tahad sa midagi rõhutada või sa tahad midagi öelda? Tead, ma arvan, et ma rõhutasin kõige selle olulisema asja ära, mis mul praegult endal nagu, mis mind ennast nagu hetkel praegu kõige rohkem kõnetab. Ehk siis need on 2 asja, et vaatame lapsi uue pilguga
ja teine asi on see, et ma väga soovitan, et see aeg, kus tavainimene nagu, kuidas ma ütlen, oleks mõistlik, kui sa tead, kus asub kops, kus asub süda, kus asuvad neerud või et su kehas on need või need organid üldse. Et mul on tunne, et see aeg on nagu ümber saanud, et nendest ei piisa. Et tegelikult sellest on päris paljudele kasu, kuna eestlased on väga mentaalsed. Nad kogu aeg analüüsivad. Siis just nendele analüüsivatele inimestele tegelikult on aeg-ajalt väga hea, kui nad teaksid infotasandilgi, mis nende energeetikas toimub, sest et energia loob mateeriat. Energias kõik, mis on, see hakkab väljenduma natukese aja pärast materiaalsel tasandil, ehk siis sinu kehas. Ja tunne huvi. Kuidas need asjad toimivad, kuidas need asjad töötavad. Et ma ei saa päris seda öelda, et 100% kõikide inimeste jaoks asjad ongi niimoodi, nagu näiteks mina õpetan, et see päris niimoodi ei ole, et pigemini ma üritan, näiteks ma ei näita üldse slaide. Ma ei kasuta slaide ja tead miks? Selleks, et mitte kinnistada inimeses, sest visuaal on hästi tähtis. Selleks, et mitte kinnistada inimeses seda uut uskumust või mingit uut sellist redelipulka, et asjad on kindlasti nii ja mitte kuidagi teistmoodi. Sest et mina ei tea, kuidas sina nagu sellise hingena või isikuna 100% toimid. Võib-olla sinu nägemus on natukene teistmoodi, aga lõppkokkuvõttes, kui me hakkame nendest rääkima, me jõuame väga sarnase nagu arusaama juurde elust. Aga sinu eripära näha asju mingil viisil peab sulle alles jääma. See on sinu autentsus, see on sinu viis maailmaga suhestuda ja see on unikaalne. Tegelikult kõik inimesed on erilised ja see on see ilma egota eriline olemine. Et me kõik läheme ju, vaata, tahad oma arvutit tööle panna, siis sa paned sinna oma näpujälje peale või mingi ukse taga öeldakse, et vaadake kaamerasse on ja kõik teavad, et teist näpujälge ei ole ja silmaiirist ei ole, aga ma küsin, milline osa sinust üldse on teistega sarnane või kellegi teisega sarnane. Sa oledki unikaalne, absoluutselt maast laeni, juuksekarvast varbaküünteni. Aga on mingid üldised põhimõtted, mis meil enam-vähem sarnaselt kõigil on, ala nagu ka anatoomiliselt või füsioloogiliselt, nii on ka see energeetiline füsioloogia ja tasub huvi tunda, kuidas asjad toimivad, siis jäävad nii mõnedki ma ei tea, kas nüüd just jamad, aga vähemalt mingisugused nagu möödarääkimused jäävad oma elus ära. Väga just. Aitäh sulle. Mina tänan sind, nii tore, et sa kutsusid. Tore, sa tulid, 2 tundi ja 18 minutit mõnusat vestlust täis saanud. See on su pikim podcast või? Vist küll, jah.